Ja tere kõigile. Rõõm on siin olla, et ma arvan, me oleme nii-öelda ühise vankri vedajad, et see teema on, kuidas toetada juhte ja nii-öelda sisemise potentsiaali avamine. Et me oleme ise nii-öelda Nordic Business Forumina suhteliselt väike organisatsioon. Soome põhikoosseis on umbes 20 inimest. Ma vaatasin osalejate nii-öelda ettevõtete nimist, tundub, et saalis on pigem sellised suured ettevõtted, kus nii-öelda selline sisekoolitaja amet kui selline on oma natuurilt juba natukene eeldab seda, et on inimesi, keda koolitada ja piisav hulk tegevust, et eraldi positsioon võiks olla. Meil küll on inimesi vähem, aga jälle kliente, kelle poole siis suunata seda nii-öelda sisu ja teadmist on omajagu. See teema, tehisintellekti kasutajakogemus koolitustegevuses, võib-olla ütlen kohe ära, et ma tegelikult ei ole tehnoloogia taustaga, aga teema teine pool on kasutajakogemus ja mul on tunne, et täna ei peagi olema tehnoloogia taustaga, et tehnoloogia võlu siis kasutajana nautida. Et ma täna olen nii-öelda oma tavaelus tehisintellekti kasutanud, ma julgen öelda 10 korda, tehes näiteks telefoni näotuvastusega lahti või Siri käest küsides paari asja. Ehk siis tavakasutajana ma arvan, et see on suhteliselt levinud nähtus. Küsimus, kui paljud teist tunnevad, et nad oma koolitustegevuses kuidagi täna tehisintellekti kasutavad, andke korra käega märku. Okei, Stanislav taga, seal on paar kogemust veel, nii et huvitav on pärast võib-olla sellel teemal veestelda. Üldiselt, kui vaadata, et kus need kasutuskohad on, et kus tehnoloogiat saab kasutada, et tehisintellekt on võib-olla nagu üsna selline edev sõna ka ja natukene tuleb, ma tean, Stanislav pärast defineerib seda, natukene raamistab ära, et mida selle all mõelda. Me oleme olnud suhteliselt sellised aplad proovima erinevaid asju, mis kõik ei ole kohe läinud laia kasutusse. Mõne näitena näiteks, see ei ole küll tehisintellekti näide, aga me tegime paar aastat tegelikult pole üldse konverentsi saanud korraldada, aga umbes 5 aastat tagasi virtuaalülekande 360 kraadi kaameraga, et anda inimestele kogemus, kuidas siis olla konverentsil, nii et see ei ole konverentsil, paned prillid pähe ja proovid. Tõele au andes see tehnoloogia tol hetkel ei olnud veel nii hea, et see pildi kvaliteet ja see tunne oleks selline, aga idee, et katsetada, vaatame, mis saab, anda uut kogemust inimestele. Aga kui proovida raamistada ära, et kus nii-öelda koolitusvaldkonnas võiks tehnoloogia peale mõelda, siis ma ise suudaks kategoriseerida sellised kolm suurt nagu liini. Et üks on sisu loomine. Sisu loomine tänapäeval on erinevad nii-öelda videoloome lahendused, tekstiloome lahendused, pilditöötlus ja nii-öelda koolitusmaterjalide ka tõlkimine. Et ma arvan, Google Translate tegelikult on nii-öelda igapäeva näide jälle, aga paljud teist ilmselt on ka erinevates riikides toimetamas ja see väljakutse, et kuidas mingi asi, mis on juba valmis, kohandada vastavale turule. Teine suur asi on kureerimine, ütleme tavakasutuses jälle, et võtame personaalne kasutajakogemus läbi siis muusikamaitse, et Spotify või Netflix, et meie kasutusharjumuste tõttu siis masin õpib ära, et mis mulle meeldib ja pakub mulle huvitavat sisu ja nii-öelda suunab mind edasi tarbima. Nüüd, kuidas ta võiks koolitusmaastikul toimida, on mõned LMS-id või ütleme õpiinfosüsteemid, mis juba AI põhjal pakuvad seda lahendust, et siis õpiteekond oleks rohkem personaalne. Ehk siis Chris rääkis enne alustuses ka, et ütleme see isiklik areng on üks pool ja oskused, aga enamasti suurtes organisatsioonides inimesed isegi samal ametikohal olles ei ole samade oskuste tasemega. See tähendab, et see skill gap või oskuste erinevus, et kui sa kõigile suunad täpselt standardsisu, siis võib juhtuda see, et kellelegi on see väga igav
ja kellelegi käib üle pea. Et päris palju on tehtud nüüd tööd selle nimel, et masina abil siis kõigepealt hinnata inimese oskuste tase ja siis tuua talle oluline sisu vastu. Et üks on siis oskuste tõttu, teine on võib-olla huvide tõttu, et kui meil on rohkem selliseid organisatsioone nagu Tele2, kes lubavad inimestel õppida mida iganes, siis pakubki välja mida iganes, aga vastavalt sinu huvidele. Ja kolmas valdkond võiks olla interaktsioon. Et tehnoloogiline näide igapäevaelust on see, kui sa küsid Siri või Alexa käest mingisugust infot, aga koolitusmaailmas on see kõigepealt tagasiside siis loop või tagasiside, et suhestumine masinaga, et sa annad inimesele võimaluse siis, ütleme, mul on pärast üks näide ka, mis seda meie puhul iseloomustab, aga inimese ja masina koostöö, juturobotid näiteks on üks näide, mida võib ka LMS-ides kasutada või õige sisu leidmine. Süvaotsing, kus juures ka mu enda üks lemmikuid asju näiteks tavakasutuses on see, et teil on tuhandeid pilte tõenäoliselt telefonides ja kuidas te leiate üles, et te olite rannas Pirital ja jalgratas oli ka peal. Ma ei tea, kui palju on seda positsiooni kasutavat, eks? Et see on üsna tavaline asi, aga päeva lõpuks on seal taga tehnoloogia, mis võimaldab pilti analüüsida ja aru saada, et mis seal on, millal see pilt on tehtud. Eks päeva lõpuks ka koolitusmaastikul võiks võtta selle kokku niimoodi, et ta on nagu personaalne kasutaja kogemus koolitatava vaatest eelkõige. Aga paneks sinna juurde sellise sõna nagu mastaabiefektiga. Teie olete enamasti, ma arvan, selles rollis, kes koolitusi administreerivad või korraldavad või läbi viivad. Ja nüüd see väljakutse, ma kujutan ette, paljudel on aeg ja kuidas siis seda individuaalset teekonda piiratud ajaressursiga pakkuda. Ja nüüd on see koht, kus võib mõelda, et äkki on mõned tehnoloogilised lahendused, mis aitavad mul seda paremini teha. Meie näited, ma loodan, et midagi on sealt teil võtta, aga võib-olla need näited, mida ma toon, annaks sellise disclaimeri ette. Ärge jääge kinni nagu sellesse konkreetsesse teenusepakkujasse või lahendusse. Kui täna guugeldada erinevaid AI-ga seotud lahendusi, siis neid on päris palju ja nad ei ole üldse kallid, et selline katsetamise, ütleme, demokraatlikkus on läinud päris suureks, et on võimalik väga lihtsalt uusi tehnoloogiat katsetada ilma sinna väga palju alguses investeerimata. Me oleme konverentsiäris, nagu Gunnar mainis, me teeme Põhjamaades suuri ärikonverentsi juhtidele suunatud üritusi. Täna on üks suuremaid on Helsingis, aga perekonda kuuluvad üritused ka Amsterdamis ja Oslos. Aga mis konverentside kõrvalmaterjal on praegu siin ka, ma näen, kaamerad käivad, filmitakse üles. Tekib suur hulk videosisu, mida pärast saab järel vaadata ja tore, kui inimesed seda teevad täies mahus. Reaalselt on nii, et inimeste tähelepanu on ikkagi väga kahanevas trendis, et see on reklaamis, sa pead haarama inimese tähelepanu niivõrd kiiresti. Ma arvan, see kehtib ka koolituse maailmas samamoodi, et 24% vaatajatest jõuab video lõpuni vaadata, kui see on üle 20 minuti pikk. Enamasti koolitused, täna siin on ka ettekanded on 20 minutit, võib-olla on teaduslikult keegi lähenenud sellele, et tundub korreleeruvat. Aga kuidas siis saab video lühemaks ja mis on selle kasu teile kui koolitajatele ja koolitatavatele? Üks võimalus on teha pikk jutt lühidaks ja mis ta võimaldab kasutajatele. Inglise keeles on selline termin nagu discovery, ehk siis kui te ise vaatate ka ma ei tea, YouTube'is ringi, siis vaatate ja pakub teile midagi ja siis
kui on huvitav, siis vaatad edasi, kui ei ole, vaatad järgmise. Aga kui see on pikk video, siis sa pead ise kiirega käima ja vaatama erinevad kohad, et kas tundub üldse huvitav asi, kuhu sisse minna ja edasi vaadata. Mis siis filmitööstuses tehakse, et saada teid kinno, on treilerid, eks ole. Et tuuakse see kontsentreeritud kõige atraktiivsem osa filmist välja selleks, et sa tuleksid kinno, maksaksid pileti ja vaataksid 2 tundi siis täis pika filmi ära. Ma arvan, koolitajatele teil koolitajatena võite tuua nagu sama paralleeli, et ühtpidi ma arvan, nagu Chris ütles ka selle küsimuse peale, et kuidas inimesed lähevad siis kasutavad seda koolitusvõimalust, et mingi osa on kohustuslikud, mingi osa on vabatahtlikud. Aga ma kujutan ette, et mõnes mõttes peate ka koolitusi müüma, et inimesed tuleksid seda tarbima, mida teil pakkuda on, sest see on teie töö, aga see ei ole iseenesest mõistetav, et inimene on huvitatud sellest, mis talle juht on määranud, et sellest võiks rohkem teada. Me oleme kasutanud sellist, ja see on üsna värske projekt tegelikult, et ta ei ole meil avalikult siis kuskil tarbijatele veel, et see on täpselt sellises katsetamise faasis hetkel. GIST on siis spin-off ettevõtte University College Dublini siis teadustööst, kus nad AI-d kasutasid videosisu siis arusaamiseks ja sellest täitsa mõistlike siis videode kokkulõikamiseks. Et kui mõelda, et selle kasu peale jälle, ja nüüd ütleme tööriistast rääkides, et sisuliselt ta näeb välja niimoodi, et võtad pika video, impordid sisse, ütled, et tee mulle üks 5-minutiline klipp, tee mulle üks 10-minutiline klipp ja tee üks treiler ka 30 sekki, 60 sekundit. Vajutad, et tee ära ja siis ta teeb sulle valmis ja on tehtud. Mis tavamaailmas on see, et keegi peab vaatama selle sisu ära, aru saama, et mis oli tegelikult oluline selles videos ja siis olema piisavalt tehnilise pädevusega, et see lõigata kokku mõistlikuks tarbitavaks siis tooteks. Üks näide ka, ehk siis kokkuvõtta mõned punktid ma olen siin juba puudutanud ka, aga üha rohkem sisu tegelikult läheb videona üles, et me tarbimisharjumused ka, et natukene inimesed liiguvad raamatutest audioraamatusse ja ütleme ka tekstist rohkem videosse või teksti ja video kombinatsiooni. Tähelepanu kestus on languses, videomaterjal ajamahukas, kulukas ja huvitava sisu leidmine kasutajale on ka ajamahukas. Nüüd üks video ja siis ma kommenteerin paar asja juurde, see peaks tulema. And instead of hating them because it makes me feel insecure, I'm going to commit myself to become a better version of myself. Make sure they push you to be a better version of yourself. And when they drop out of the game, you find another one. The choice to live with an infinite mindset means you commit to see that the people around you will carry on your ideas without you, and you will have a profound and positive impact in their lives. That one day in the future, I can go up to any of them and say, how did you become so wonderful? And they will say your name. I am who I am today in part because of you. We get to choose how we want to live our lives. Ehk siis see oli treileri formaat kõnest, mis oli laval umbes 30 minutit või teaser või selline sisseviskaja, võib öelda. Aga mis ma ütlen, miks ta on pilootprojekt ka, et võib-olla panite teravamad silmad tähele ka, et tegelikult see pildi kvaliteet ei olnud liiga hea, sest paned HD pildi sisse ja välja tuleb natukene selline konarlik. Need lõikekohad samas, sa tunned ära, et see on tehtud, võib-olla masina poolt, aga nad on ikkagi terviklik mõte, et ta ei ole kuskil poole lause pealt tehtud, vaid ta on mingisuguse mõtte siis ülemineku koha pealt loodud. Mõnes mõttes, kui teil on palju sisu vaja toota, võib-olla on good enough. Meie jaoks ta veel ei ole good enough, et me ei saa panna seda oma kanalitesse ülesse,
aga põnev mõte, millega me igal juhul oleme katsetanud ja katsetame edasi, et me proovime toota näiteks ka, et konverentsil toodud sisu ei jääks ainult sinna ja et seda saaks nagu väikeste ampsudega tarbida ja viia siis organisatsiooni tagasi ja proovime natukene seda eluiga siis õpimaterjalidel pikendada ja üks võimalus on sellised robotid. Kas ma tagasi saan ka minna? Virtuaalne kõnetreener on teine näide, mida ma siin tahtsin katta. See puudutab seda interaktsiooni poolt, mis esimesel slaidil oli, et kui mõelda 3 suure valdkonna peale. 75% inimestest kardab esineda. Glossofoobia on siis selle termin, et esinemishirm. Ülejäänud 25% on siis juhid, eks ole. Sest nemad ei karda esineda. Või siis mitte, eks. Et see ei ole unikaalne nähtus lihttöötajale. Samamoodi on sellest hõlmatud 75% juhte. Nüüd, kuidas toetada juhte, miks mitte pakkuda neile virtuaalset abimeest kõnetreenerina. Meie kasutajakogemus oli natuke teistsugune, et me kasutasime seda ühe initsiatiivi raames, et me korraldame sellist konkurssi nagu esineja konkurss, ehk siis me avaliku sellise, ütleme nagu Eesti otsib superstaari formaadis, otsime inimest, kes võiks olla meie konverentsi pealaval huvitaval teemal vestlemas. Enamasti kandideerivad inimesed, kes on okeil tasemel avalikud esinejad, see tähendab, et just kui see kõnetreeneri funktsioon seal võib-olla ei olegi enam niivõrd oluline. Samas me siiski pakume seal, ütleme, meil on mitmes etapis kvalifitseerimine, siis on, ütleme, poolfinaalid, kuigi 5 poolfinaali on semantiliselt natukene veider, aga siis kvalifitseerimisringid ja finaal ja lõpuks esinemine konverentsil. Igal etapil on vahel selline coaching. Coachingu üks osa on virtuaalne kõnetreener, teine osa on siis reaalne coach, kes aitab analüüsida seda, mida see virtuaalne treener ka siis andmetena objektiivselt ette söötis. Ma näitan ühe video, kuidas see praktikas välja näeb. Häält ei peagi olema, sellepärast ei pea kartma. Ehk siis lähed arvuti ette, vajutad record ja hakkad rääkima. Seal on ka prompter, et vajadusel sa saab endale skripti ette panna või siis rääkida peast, et sa saad harjutada ka erinevaid viise. Ja hiljem saad sellise raporti, mis annab sulle erinevad kõne siis valdkonnas olulised parameetrid ja sinu skoori selles. Ja lisaks on seal juures selline õppematerjalid, et kui sa mingis valdkonnas said teatud skoori, sa saad minna sinna süvitsi ja vaadata, et okei, et mis ma peaks tegema, et see oleks teistsugune või mida see skoor üldse tähendab. Nii, katsetasin ka ise seda platvormi, küll mitte selle kõne raames, kuna piirang on täna paraku veel see, et seal on teatud hulk keeli. Et sa pead alguses valima ka keele, mille baasil ta töötab. Eesti keel seal täna veel ei ole, soome keel juba on, kuna see on Soome ettevõte, kes selle süsteemi on arendanud. Aga prantsuse keel, mingid suuremad keeled on olemas ja ma arvan, et ei ole väga suur väljakutse ka eesti keel sinna lisada, kuna Eesti kõnetehnoloogiad on ka arenemas. Aga mõned näited, mida siit võib välja lugeda, et kas kasutad parasiitsõnu või ei kasuta, ütleme, milline on hääle tämber või kõrgus ja kuidas see mõjub siis naishääle puhul ja meeshääle puhul. Kõnetempo, pauside kasutamine, näoilmed, et erinevad asjad, kokku 17 parameetrit, mida sa saad siis mõõta ja selle vastu siis skoorida. Ja siin nagu on näha ka, et need i-punktid igale poole sa saad klõpsata juurde ja siis juurde õppida, et mida selle all siis täpsemalt on mõeldud. Nüüd, kellele selline asi võiks olla
olla nagu aktuaalne, et meie kasutasime seda avalike esinejate puhul, aga kommunikatsioon oli päeva alguses, käis ka läbi. Võite mõelda müügiinimeste peale, klienditeeninduse inimeste peale. Enamasti on suurtes organisatsioonides mingisugused eksperdid. Võtame näiteks majandusanalüütik pangas. Suur osa tema tööst on tegelikult kommunikatsioon ja esinemine. Ja juhid, see, mis on tänase sellise konverentsi teema ka. 3 punkti, see on ka üks suurimaid faktoreid karjääri edenduses, et kui hästi sa ennast väljendada suudad. Ja miks üldse selle peale võiks mõelda? Et kasutada üks asi, kas ütleme konkreetselt virtuaalne abimees, olgu see esinemine või mõni muu valdkond, milles masin suudab anda sulle tagasisidet, on vahetu tagasiside, et see toimub kohe, et inimene saab seda, ei pea ootama. Seal on teatav mängulisuse komponent, siin on näha, meie üritusel olid nad väljas ka, kutsusid inimesi lihtsalt proovima ja seal oli pikk rivi juhte, kes ootasid, millal ma saaks proovida, kuidas mul läheb. Turvaline keskkond. Kui inimesed kardavad avalikku esinemist, siis nad ei taha seda harjutada teiste ees. Kui sa lihtsalt vaatad ka videosse, see tundub kuidagi lollakas ja sa ei saa tegelikult mingit tagasisidet, kui sa lihtsalt ise endale räägid. Aga kui masin ütleb sulle midagi, see on parem. Ja sa saad jälgida progressi, ta on alati saadaval, objektiivsus, hajus meeskond on nagu see, mis suurte organisatsioonide puhul, ma arvan, on oluline ja palju koolitatavaid ka. Ja, see on see, miks võiks mõelda selle peale. Ja piirangud täna, ütleme, antud puhul, lahenduse puhul on keel, aga see on, ma arvan, lühiajaline nähtus. Nii. Gunnar tõusis püsti ka. Teeme aplausi Priidule. Ma tänan. Ennem esitas küsimuse Priit ise tagumisest reast, et ma nüüd loodan, et konverentsi tagumised read on ka aktiivsed. Palun tõstke käsi, kes soovib esitada küsimuse. Kuidas nad ütlevad? Eestis pead ootama 10 sekundit, Põhja-Soomes 15 sekundit. Aga meil neid sekundeid ei ole. Kes soovib küsida? Jaa, üks küsimus on. Väga huvitav ettekanne, aitäh, Priit. Küsimus, et mis sa arvad, et mis saab tulevikus olema see tehisintellekt, mida me kasutame sama loomulikult nagu Siirit või ükskõik mida muud? Mis saab tulevikus olema see, mis on igapäevane? Just koolitusmaailmas. Koolitusmaailmas. Ma arvan, tekstiloome on praegu, mis on tõusmas. Seda kasutatakse täna juba reklaamimaailmas, ta ei ole veel koolitusmaailma jõutud. On copy-tekst, ehk siis põhimõtteliselt öeldakse, et sul on, milline see kõne tonaalsus on, formaalne, mitteformaalne, kui pikk peaks tekst olema ja sa paned sinna faktid sisse, et ütleme, ma ei tea, masin töötab nii mitu tundi, seal tuleb seda teha, sa paned faktid sisse ja see tehakse sujuvaks tekstiks terviklike lausetena ja säästab sellist tekstiloome aega. Ma arvan, et see on praegu asi, mis reklaamimaailmas on nagu päris palju juba kasutatuses ja just sellise copy-teksti ja testimise mõttes, et mis töötab ka sõnumitena. Teeme veel kord Priidule suur aplausi ja sulle ka kingitus. Aitäh! Aitäh!